Nii. Kus oli siin Taani võistkond, jah? Taani võistkond selle koha peale. Härra Kaitseväe juhataja, mida tähendab admiral Pitka luurevõistlus Eesti Kaitseväele? No, Pitka tähendab Eesti Kaitseväele väga palju. Pitka oli mees, kes pani oma isikliku vara mängu selleks, et Eesti riik tekiks ja tema mälestuseks võistluspidamine on väga Kaitseväe jaoks väga tähtis. Aga kindlasti on tähtis ka selline hea kõrge tasemega luurevõistlus, millel on ka rahvusvaheline mõõde. Ma loodan, et tulevikus see rahvusvaheline mõõde veel suureneb, et see nii-öelda üle ilma teada oleks, et on üks väga raske võistlus, kus saab võistelda ja mõõtu võtta nii-öelda erinevate NATO ja mitte NATO riikide vahel. Et 7 riiki on hea, aga võiks ju rohkem olla. Ja Eesti Kaitseväele väga oluline. Ka meie oleme alati osalenud ja nüüd on Kaitseliit nii palju kasvanud, et Kaitseväe nii-öelda organisatoorset toetust väga palju enam vaja ei ole, et Kaitseliit saab sellega ise hakkama ja see on ka väga märk sellest, et Kaitseliit on tugevamaks ja võimekamaks muutunud ja me oleme hea meelega osalema. Admiral Pika luurevõistluse avamiseks võistkonnad üles riistatud. Riistajad Taavi Meland. Te kõik teate, kes oli admiral Pika ja mälestus temast on meie riigile ikka veel oluline. Sõna Ameerikasse, ta oli julge, vapper ja teadis väga hästi, mida tähendab nii Eesti jaoks, aga ka kõigi teiste riikide jaoks. Maavanem Andres Kõiv, mida tähendab admiral Pika luurevõistlus Võrumaale? Mitte ainult admiral Pika luurevõistlus, aga igasugune tähelepanu, mis on seotud Võrumaaga ja kus külalised või võistlejad, näiteks nagu tänase võistluse puhul, on meile tulnud väljaspool Eesti riigi piire, annab võimaluse meile seda maakonda tutvustada meie piirkonna eripära, meie kultuuri ja sellest on kõik võitjad. Kaitsevägi ja militaarmaailm on vist üks selline Võrumaa kaubamärkidest? Kahtlemata, arvestades meie riigi asukohta ja arvestades ka riigikaitselisi varasemalt tehtud investeeringuid, ei ole põhjust kahelda, et need küsimused on ääretult olulised Võrumaa jaoks ja terve riigikaitse jaoks.